Tere! Mina olen Mai Liivrand. Ma olen hariduselt muusikaõpetaja ja hetkel töötan Valguse koguduses. Tänases loengus ma räägin teile unistustest, eesmärkide seadmisest ning uutest harjumustest, mis aitavad teil jõuda oma unistusteni. 1993. aastal palus üks kooliõpetaja ühel 9-aastasel tüdrukul teha visioonitahvel. Tüdruk pani kuulsa naislaulja pildi oma tahvlile, kes hoidis pildi peal käes Grammy auhinda. Seesama 9-aastane tüdruk kasvas ühel päeval suureks ja temastki sai rahvusvaheline popstaar. See tüdruk oli Katy Perry. Kui sul on unistus ja sa ümbritsed end piltidega, mis on seotud sinu unistusega, siis saab see unistus sinu sees veel elavamaks. Te vist kõik teate, kes see on. Arnold Schwarzenegger. Tema unistus oli saada Mr. Universumiks ehk siis maailma parimaks kulturistiks. Mis te arvate, kas ta sai selleks? Ja. Kas teate, mis oli tema esimene samm, et jõuda selle unistuseni? Ta dekoreeris oma magamistoa seinad piltidega tolle aja parimatest musklimeestest, jõumeestest, atleetidest ning sportlastest. Ja kui need pildid teda iga päev ümbritsesid, siis ta sai julgust juurde, et täita ka oma unistus. Aga kas ainult sellest piisas, et jõuda oma unistuseni? Kindlasti mitte. Ma räägin teile, kuidas jõuda oma unistusteni. Esiteks, julge unistada. Inimloomuses on üks omadus, edasi areneda. Areneda oma teadmistes, oma oskustes. Loomadel seda ei ole. Samamoodi on inimestel võime unistada ja visualiseerida ette asju. Loomariigis seda pole. Ja tead, et on ainult üks inimene, kes saab vastutada selle eest, mis sinu elust saab. Ja see oled sina. Sest sina ainsana oled täiskasvanu eas vastutav selle eest, kuhu sa oma eluga tahab liikuda, mida sa saavutad, milline on su tervis, su edukus, sinu suhted. Juba praegu alaealisena saad sa teha midagi, et liikuda sinna, kuhu sa tahad oma eluga olla. Kas sa tead, et sinu tänased valikud mõjutavad sinu tulevikku? Kas sa tahad minna vooluga kaasa või teha valikuid, mis viivad sind sinu unistusteni? Pea meeles, et ainult surnud kalad lähevad vooluga kaasa. Võib-olla sa ütled, et aga Mai, ma olen nii palju unistanud ja ma ei ole ikka neid unistusi saavutanud. Ja asjad ei juhtu enamjaolt nii kiiresti, kui meie seda tahame. Võib-olla sa oled otsustanud toituda tervislikult ja teha trenni, mängida tennist või käia jõusaalis. Aga su sõbrad sinu ümber söövad burgereid ja Coca-Colat. Võib-olla sa tahad õppida pilli mängima või saada lauljaks ja pead palju harjutama. Aga su sõbrad korraldavad pidevalt filmiõhtuid ja kutsuvad ka sind. Mida sa teed? Mina õppisin Viljandi muusikakoolis 7 aastat viiulit. Ja iga nädal pärast kooli läksin ma veel muusikakooli, samal ajal kui teised läksid õue mängima. Enamasti oli seal muusikakoolis tore, aga mõnikord ma üldse ei viitsinud minna. Ja muide, selle 7 aasta jooksul ma tahtsin muusikakooli pooleli jätta lausa 4 korda. Aga tänu Jumalale, nende õpetajate ja mu vanemate eest, kes julgustasid mind edasi jääma. Ja tänu nendele ja sellele, et ma lõpetasin muusikakooli, on mul elus tohutult palju kasu olnud sellest, et ma oskan viiulit mängida. Ma olen saanud mängida viiulit pulmades ja orkestrites. Isegi teenisin tänava muusikuna Sydneys ja ma sain sealt väga korraliku elamisraha. Mis on sinu annid ja sinu oskused? Kuhu sina tahad oma eluga jõuda?
kelleks sa tahad saada. Julge unistada suurelt, sest unistamine ei maksa sulle veel mitte midagi. Keegi on öelnud, et kui su unistus tundub sulle teostatav, siis see ei ole veel piisavalt suur. Isegi kui teised naeravad selle üle ja arvavad, et see on võimatu, siis ära muretse. See on sinu elu ja sinu unistus. Sa ei pea elama teiste arvamuste järgi. Sinu unistus peaks sind venitama, sind proovile panema ning sundima sind edasi arenema. Pea meeles, sa saavutad oma elus seda, mida sa usud, et sa suudad saavutada. Arnold Schwarzenegger ütles nii: kui sa oled valmis pingutama ja tööd tegema, ükskõik kui raske see on, et oma unistus reaalsuseks pöörata, siis sa võid saavutada, mida iganes sa tahad. Ma ütlen seda ühe korra veel. Kui sa oled valmis pingutama ja tööd tegema, ükskõik kui raske see ka oleks, et oma unistus reaalsuseks pöörata, siis sa võid saavutada, mida iganes sa tahad. Mõned ütlevad, et elu on kui lõbustuspargi atraktsioon. Mõnikord oled üleval, mõnikord oled all, mõnikord keerled lihtsalt ringi. Mõnikord hakkab sul lihtsalt paha, kui sa karusselli peal oled. Aga mina usun, et elu on üks ülesanne, mida tuleb täita. Jumal on andnud sulle unikaalse ülesande ja eesmärgi, mida siin maa peal olles täita. Sa ei ole siia niisama sattunud. Ühtegi teist inimest nagu sina ei ole olemas. Mis sa arvad? Mis on sinu ülesanne siin maa peal? Mida sina muudaksid maailmas paremaks? Kas sa julgeksid seda teha, kui raha ei oleks takistuseks? Ma annan sulle koduse ülesande. Võta järgmise nädala aja jooksul aega iga päev 10 minutit. Istu vaikselt ja lihtsalt mõtle ja kujuta ette oma tulevikku. Seda, kus sa tahad olla 5 aasta pärast, 20 aasta pärast või 50 aasta pärast. Pea meeles, vanus ei ole kunagi takistuseks. Mozart kirjutas oma esimese sümfoonia 8-aastaselt. Mick Jagger alustas oma bändiga Rolling Stones 18-aastaselt. Steve Jobs tegi esimese Apple arvuti 21-aastaselt. Bill Gates sai miljardäriks 31-aastaselt. Walt Disney asutas Californias Disneylandi 53-aastaselt. Ja Winston Churchill sai Suurbritannia peaministriks 65-aastaselt. Teiseks, kirjuta üles oma eesmärgid. 90. aastal kirjutas majanduslikus raskuses vaevlev Jim Carrey endale tšeki $10 miljonile ning andis endale 5 aastat selle eesmärgi saavutamiseks. Ta kandis seda tšekki oma rahakotis kõik need aastad ning täpselt 5 aastat hiljem pakuti talle just selline summa palgaks näitlemise eest filmis Dumb and Dumber. Teaduslikult on tõestatud, et inimene mäletab neid asju paremini, mida ta ise on üles kirjutanud. Kujuta ette, et on selle aasta lõpp, on 31. detsember. Sa vaatad tagasi sellele aastale, mis on just olnud ja sa võid öelda, see on olnud mu elu kõige imelisem aasta. Mis peaks juhtuma, et sa võiksid nii öelda? Mis iganes su vastus siin on, need peaksidki olema su eesmärgid. Võta kodus aega ja kirjuta üles 10 eesmärki, mida sa tahad järgmiste aastate jooksul saavutada. Mina seadsin endale umbes 10 eesmärki ja aasta hiljem oli 3 nendest teoks saanud. Nüüd on veel üks saanud teoks. Siin on üks neist. Ma tahtsin abielluda. Ja tänaseks olen ma juba 9 kuud abielus oma unistuste mehega. Ja nagu sa näed, siin ei ole kellegi nägu.
sest et ma ei teadnud, milline mu abikaasa veel saab olema. Aga mõned eesmärkidega läheb kauem kui aasta, mõnedega vähem kui aasta. Eesmärkide seadmine elus on oluline, sest kui me seda ei tee, siis me nagu jätame oma elud juhuse hooleks ja me ootame, mis juhtub. Aga sea eesmärke, mis on realistlikud ja ei peaks võtma rohkem kui 2 aastat täituda, sest muidu sa kaotad oma enesekindluse, kui sa muidu ootad ja ootad neid. Vali sellised eesmärgid, mille õnnestumine on vähemalt 50% tõenäosus. Aga sea ka sellised, mis venitavad sind, mis lükkavad sind mugavusest välja ja mis ehitavad su enesekindlust. Need ei pea olema suured eesmärgid. Sa ei pea endale igatsema kohe tuttuud Porsche autot või saada miljonäriks või kirjutada 1 aastaga 5 raamatut valmis. Need ei ole realistlikud. Ükski eesmärk ei ole liiga väike. Alusta väikesest ja kui sa näed, et need täituvad, siis need lisavad sulle juba julgust ja enesekindlust, et seada suuremaid eesmärke. Tähtis on, et need eesmärgid ei oleks isekad ja sinu uhkust toitvad. Mõtle hästi järele, kas nende eesmärkide täitumine aitab sul täita sinu terve elu eesmärki, seda, milleks sa siin maa peal oled. Kui sa oled oma 10 eesmärki kirja pannud, siis selleks, et need kinnistuksid ja sul need meeles püsiksid, siis kirjuta sinna samasse märkmikusse järgmise 30 päeva jooksul iga päev need samad eesmärgid ülesse. Ja ära vaata, mis sa eelmisel päeval kirjutasid, vaid püüa meenutada seda, mis on need 10 eesmärki. Ja kirjuta need oleviku vormis, nagu need oleks sul juba käes. Näiteks, ma kaalun aasta lõpuks 55 kilo või ma kogun aasta lõpuks 300 eurot või ma teen nädalas 4 korda trenni. Eesmärkide üleskirjutamine on selle tõttu oluline, et see aitab sul hoida fookust. Fookus on üks tähtsamaid asju ja tähtsamaid omadusi eesmärkide saavutamisel. Mõtle korraks sinise värvi peale. Nüüd 10 sekundi jooksul vaata oma toas ringi ja leia silmadega kõik sinised asjad. Läks. Nii. Nüüd pane silmad kinni ja mõtle nendele samadele sinistele asjadele, mida sa just nägid. Nüüd tee silmad lahti. Mitu punast asja sa nägid? Mitte ühtegi. Miks? Sest sa ei olnud fokusseeritud punasele. Sa nägid ainult seda, millele sa olid fokusseeritud, sinisele. Sama on sinu eesmärkidega. Kui sa fokusseerid end nendele 10 eesmärgile, siis sa näed võimalusi enda ümber, et neid eesmärke ja unistusi saavutada. Samamoodi, kui sa oled ostnud just uued saapad, siis sa näed tänaval igal pool ainult saapaid, sest et mõnda aega on fookus olnud saabaste peal, kui sa neid pikalt oled otsinud, valinud ja ostnud. Põhjus, miks on hea 30 päeva järjest oma eesmärke üles kirjutada, on see, et sa pidevalt mõtled nende peale iga päev. Kordamine on tarkuse ema. Kas pole nii? Tony Robbins on ka öelnud, et meie elusid kujundab see, mida me teeme järjepidevalt, mitte see, mida me teeme vahete vahel. Kirjuta üles oma eesmärke iga päev, 30 päeva järjest, et hoida neil oma fookus. Kolmandaks, hoia oma eesmärke oma silme ees. Tee endale visioonitahvel. Mis on visioonitahvel? See on üks visuaalne meeldetuletus sellest, mis suunas sa liikumas oled. See aitab hoida sul fookust, kui sul on tahtmine alla anda. Ja ma luban sulle, et sul tuleb tahtmine alla anda. Need eesmärgid, mis sa kirja panid, leia igaühele nendele üks pilt, mis esindab seda,
milline su unistus välja näeb. siin on minu visioonitahvel. Need on minu praegused unistused. Mis iganes kujutab ja näitab sinu unistust, leia sellele üks vastav pilt. Miks on vaja pilte? Sest inimaju mõtleb piltides. Kui ma ütlen sulle sõna õun, siis sul tuleb silme ette pilt õunast, eks ole? Mitte üksikutes tähtedes koosnev sõna õun. On oluline, et me hoiame oma unistused oma silme ees. Prindi välja internetist pilte, lõika välja ajakirjadest pilte või kasuta kas või Photoshopi, et enda nägu kleepida kuhugile ja siis prindi see välja. Hoia see visioonitahvel enda ees iga päev. Pane ta kuhugile, kus sa näed teda. Kui sa häbened oma unistusi või sul on keegi kodus, kes ei mõista neid sinu unistusi, siis pane see sinna, kus sa saad iga päev seda vaatamas käia. Võib-olla sa oled kuulnud, et öeldakse out of sight, out of mind. See kehtib ka sinu unistuste kohta. See, mis silme eest on ära pandud, see on ka mõttest ja meeltest ära läinud. Üks tõesti sündinud lugu räägib, et üks mees Jacob, kes elas Lähis-Idas, ta tahtis, et tema ühevärvilised mustad lambad ja kitsed tooks järglasi, kes oleks tähnilised ja kirjud. Kas see on võimalik? Kuula. Ta võttis puupulki, tegi neile noaga lõigud sisse niimoodi, et tumeda puukoore alt paistsid heleda puidutriibud ja täpid. Siis ta pani need kooritud puupulgad lammaste ja kitsede ette rennidesse ja veekünadesse, kuhu loomad jooma tulid. Ja sealsamas nad ka paaritusid. Ja uskuge või mitte, aga need sünnitasid tallesid, mis olid vöödilised, tähnilised ja kirjud. Sest nende silme ees olid pidevalt need puupulgad, mis olid vöödilised, tähnilised ja kirjud. Kui see töötab lammaste ja kitsedega, siis veel enam töötab see ka inimestega. Nii et hoia oma silme ees oma eesmärke. 4. Sinu sõnade mõju. Meie sõnad kujundavad meie elu. Me oleme harjunud kasutama oma sõnu, et kirjeldada oma olukorda. Aga kui me tahame jõuda unistusteni, siis kasutame oma sõnu hoopis, et muuta oma olukorda. Sinu sõnadel on suur mõju. See, mida sa saad teha, on nüüd rääkida ja deklareerida valjult oma unistusi enda jaoks. Nagu ma ennem ütlesin, ma kaalun 55 kilo. Ma olen kogunud 300 eurot aasta lõpuks. Ütle neid valjult välja. Võib-olla su sisemine hääl tahab öelda, et kes sa üldse oled. Sa kunagi ei saavuta seda eesmärki. Sul pole võimalustki. Aga sellele vaatamata ära kuula oma negatiivset sisemist häält ja ütle endale vastupidist. Ma olen julge, ma saavutan kõik, millega ma teen kõvat tööd, ma olen eesmärgist juhitud ja sa hakkad neid asju saavutama. Kui sa lased nendel negatiivsetel mõtetel liiga palju enda peas keerelda, siis lõpuks need hakkavad tulema ka välja su suust. Mõttest saavad sõnad, sõnadest saavad teod. Võib-olla sa tähele pannud inimesi, kes ütlevad, mul läheb kõik alati sassi. Ma ei saa sellega hakkama. Nii raske on õppida. Ma nii kardan seda teha. Ja nii ongi. Võib-olla mõni vana inimene ütleb, et ma olen nii haige ja nii vana. Ma olen nii vaene. Ja sa vaatad nende elu ja sa näed, et sellised nad ongi. Sest nad räägivad seda pidevalt enda ellu. Ja kui sa neid asju räägid, siis su aju ei saa aru, kas sul tegelikult on selline olukord või sa tahad, et sul selline olukord oleks. Sest et see, mida sa räägid, su aju hakkab tegutsema selles suunas, et need asjad hakkaksid sündima sinu elus ja sinu ihus. Ja see on tõsi. Üks räppar Tupac Shakur just 2 kuud enne, kui ta mõrvati, andis ühe intervjuu. Ja kui temalt küsiti, kuidas te näete oma elu järgmiste aastate jooksul, siis ta vastas, parimal juhul surnuaias. Ja nii see juhtus. Üks NBA korvpallur Pistol, Pete Maravich,
oli mänginud kossu 4 aastat. Ja ühes intervjuus ta ütles, et ma ei taha mängida 10 aastat ja siis surra infarkti 40-aastaselt. Aga mis juhtus, oli see, et Pete oligi mänginud NBA-s 10 aastat, ta karjäär sai läbi ja 8 aastat hiljem ta suri südamerabandusse, kui ta oli täpselt 40-aastane. Täpselt nii, nagu ta endale ise ennustas. Ärge uskuge seda, mis teised teie elu kohta ütlevad. Ei ennustajad, ei selgeltnägijaid ega ka horoskoobid. Keegi peale looja ei tea sinu tulevikku. Ja sina oma sõnadega ja oma igapäevaste valikutega saad ise ehitada oma tulevikku. IKEA mööblipood tegi koolikiusamise vastases kampaanias ühe katse toataimedega, kus koolikoridori pandi 2 identset toataime ning 30 päeva jooksul sai üks taimedest kuulda häid sõnu ja komplimente ja teine taim sai solvanguid ja ebameeldivaid sõnu ja kooliõpilased käisid neid julgelt ütlemas. Selle 6 aja möödudes oli komplimente saanud taim terve ja lokkav, kuid solvanguid ja negatiivsust kuulnud taim oli närtsinud ja longus. Kui see mõjub taimedele, siis see mõjub ka inimestele ja see mõjub sinu enda elule. Sinu sõnad on mõjukad ja sa pead uskuma, et see, mida sa välja ütled, see sünnib. Muidu pole sellest kasu ja sa loobid lihtsalt tühja sõnu. 5. Sinu uued harjumused. Esimene uus harjumus. See nii kaua, kui sa oled oma unistuse poole teel, siis harjuta end olema tänulik selle eest, mis sul juba on. Pane oma märkmikusse iga päev kirja 5 asja, mille või kelle eest sa oled tänulik. Tervis, perekond, sõbrad, sinu oskused, kodu või ka toidulaud. Iga kord, kui ma panen kodus puhta voodipesu, siis ma lähen õhtul sinna linade vahele ja ma tunnen seda värsket lõhna. Ja mul tuleb tohutu tänulikkus selle eest, et mul on puhas ja pehme voodi, kuhu minna õhtul magama. Aga sellist luksust ei ole nii paljudel inimestel. Oled sa tänulik, et sul on telefon või arvuti ja saad oma kallitega ühendust hoida ainult mõne nupuvajutusega. Vanasti inimesed kirjutasid kirju ja pidid ootama nädalaid ja kuid, et saada vastust oma armsatelt. Tänulikkus on hea ka selle tõttu, et see võtab su fookuse ära sellelt, mida sul ei ole ja paneb sellele, mis sul on. 2. Õige seltskond. Apostel Paulus on öelnud, vale seltskond rikub head kombed. Nii see on. Kas sinu sõbrad takistavad sul jõudmaks sinu unistusteni? Kui see nii on, siis võib-olla sa peaksid leidma endale uued sõbrad. Mu vend ei olnud kunagi kohvi. Kui ta lõpetas ülikooli ja läks tööle inseneribüroosse, siis ta hakkas kohvi jooma, sest kõik tema töökaaslased jõid kohvi. Inimesed meie ümber mõjutavad meid oma harjumustega, mõnikord isegi selliselt, et me ei saa sellest aru. Me muutume nende sarnaseks, kellega me kõige rohkem aega veedame. Sinu elu ja sinu identiteeti mõjutavad need filmid, mida sa vaatad. Need raamatud, mida sa loed. Need tegevused, mida sa teed iga päev ja need inimesed, kellega sa aega veedad. Veeda aega nende inimestega, kellel on sellised oskused ja omadused, mida ka sina endas tahad arendada. Pea meeles, kui sa oled klassi parim, siis sa tõenäoliselt ei õpi enam midagi uut. Otsi nende seltskonda, kes on sinust targemad. John Mason ütleb, et parem on olla üksinda kui vales seltskonnas. Nii et kui sa tahad olla edukas, siis viibi edukate inimeste seltskonnas. 3. Rutiin. Muuda oma igapäevast rutiini. Keegi on öelnud, et sinu igapäevase rutiini taga seisab sinu tulevik. Need väiksed asjad, mida sa teed iga päev, need mõjutavad sinu tulevikku.
hakka varem üles tõusma, hakka trenni tegema, hakka raamatuid lugema, hakka teistmoodi toituma. Aga tee väikseid muudatusi ühe korraga. Nii nagu laev mere peal, ta peab seda rooli ainult natukene liigutama, aga see muudab tervet laeva teekonda. Tõuse näiteks iga päev 20 minutit varem ülesse, võib-olla loe üks peatükk raamatut, mine jooksma või tee 20 minutit trenni. Enne magama minekut Facebooki vaatamise asemel vaata 5 minutit oma visioonitahvlit ja unista oma tulevikust. Sa oled see, mida sa teed, mitte see, mida sa kavatsed teha. Mõtle, kas need asjad, mida sa teed, kas need viivad sind su unistustele lähemale. Kui sul on kirjas 10 eesmärki, siis võib-olla vali alguses 3, millele keskenduda või veel parem 1, mis on sinu jaoks kõige tähtsam. Millele pead sa hakkama nüüd oma elus ei ütlema, et jõuda selle unistuseni? Unistuste saavutamine ei pea olema lihtne, sest see venitab sind, see toob sind mugavusest välja ja mõnikord me peame ennast selleks sundima. 4. raha. Ole valmis olema helde selle rahaga, mis sul on. Võib-olla sa peaks panustama kellegi teise unistusse kõigepealt, enne kui sa saad kätte enda unistuse. Sest mida sa külvad, seda sa ka lõikad. Ja tea, et kui sa annad, siis sa ei jää vaesemaks. Iga põllumees, kes külvab seemet, ta ei saa lõikust enne. Ta ei saa minna sügisel põllu juurde ja öelda, et kus mu saak on, kui te ei ole kevadel pannud seemneid mulda. See on üks hernes, mis kohe saab varsti mulda pandud. Ja mõne aja pärast me saame herneid süüa. Teda ei saa süüa, see on kõva. See läheb hammas katki. Aga selleks ma pean külvama, et saada lõikust. Ja ma pean ootama, ma ei saa kohe üleöö seda lõikust näha ja nautida. Nii et ole valmis sina külvama raha. Ja ole ustav ja ole kannatlik. Ja sa saad nägema lõikust. Ja kui sa tead, siis sellest ühest herneterast tuleb tavaliselt terve herne nii-öelda põõsas, mille küljes on palju herneid. Nii et lõikus on alati mitmekordne. Mu vend sai kokku ühe tuttava meesterahvaga ja kui ta nägi, kui raske sellel mehel on, siis vennal tuli südamesse anda sellele mehele 50 eurot. Samal ajal ta teadis, et tal on endal vaja arveid maksta, aga selle rahaga ei oleks ta niikuinii oma arveid saanud makstud. Ja ta andis kinkis sellele mehele see 50 eurot. Ja nädal aega hiljem laekus mu venna pangakontole 500 eurot. See oli kingitus ühelt sugulaselt. See oli 100-kordne lõikus, mida ta sai kogeda. See ei pruugi sündida sinu elus selliselt või nii kiiresti. Aga põhimõte jääb samaks, mida sa külvad, seda sa lõikad. Inimeste üheks suurimaks hirmuks on hirm läbikukkumise ees. Võib-olla sa ei julge sellepärast eesmärke seada või unistada, et sa kardad läbi kukkuda ja ebaõnnestuda. Või teised naeravad selle üle. Peter J. Daniels, Austraalia miljonär, kes kunagi oli pärit vaesest perekonnast. Ta oli kirjaoskamatu, ta õpetas ennast ise kirjutama ja lugema. Tal olid firmad, mis läksid pankrotti. Aga ta kirjutab oma raamatus, kuidas saavutada oma elu eesmärke ja ütleb, et läbikukkumine võib olla hoopis samm ülespoole. See mees, kes selle leiutas, feilis enne selle leiutamist 1000 korda. Aga ta ei andnud alla ja tänu temale on meil elekter. Thomas Edison oli see mees. Ta õpetajad ütlesid talle koolis, et sa oled liiga rumal, et midagi õppida. 2 esimest töökohta, mis tal oli, ta vallandati sealt, sest ta oli liiga ebaproduktiivne. Ja kui Thomas Edison oli selle pirni valmis saanud, siis reporterid küsisid talt intervjuus, mis tunne oli 1000 korda ebaõnnestuda. Mille peale Edison vastas,
ma ei ebaõnnestunud 1000 korda. See elektripirn oli leiutis, mis koosnes 1000 sammust. Võib-olla sinu unistus täna koosneb 1000 sammust. Ma julgustan sind mitte kartma neid ebaõnnestumisi, läbikukkumisi, seda raskust, ebamugavust, vaid ehitama igale läbikukkumise sammule, et sealt jõuda oma unistuseni. Ma julgustan sind, et sa jõuad selle unistuseni, kui sa teed kõik selleks. Ära anna alla ja nii saad sa näha seda, mida sa oled unistanud. Julget pealehakkamist ja võidukat elu!